et ta terveneb ja puhastab ennast. Kui ta teda see universumi seadus on ülim seadus, ta on ülim ka nendest seadustest, reeglitest, korraldustest, mida inimolend on siin maa. Paljud olendid meie ümber ja meie sees tahavad hävitada seda elukeskkonda. Nende eesmärk on hävitada hingega inimolendit. Enam ei anta. Täna siin Vabaduse väljakul laseme lõpuks rahval rääkida, nii et sõnum jõuab sinna, kuhu ta jõudma peab. See, mis täna maailmas toimub, on inimkonna genotsiid. Nad ei usu seda, mida eliidi plaanis on. Olen ise need protokollid läbi lugenud, olen palju infot hankinud mujalt, väljaspool Google'it, väljaspool biorobotiteks. Protokollides on kirjas, kuidas saavutada üks riik, üks valitsus, üks raha, üks armee. Protokollides on selgelt öeldud, et raha ja meedia peavad olema eliidi kontrolli all. Rahaga saab ära osta valitsused, vajalikud inimesed ja suurkorporatsioonid. Meediaga saab panna inimesed uskuma seda, ei tea kuhu maale ja me oleme kaitseta. Kohtud töötavad eliidiga koos, see pole saladus. Seega, et elu Eestis muuta, tuleb minna jälle algallikasse. Poliitikat, mitte rahvast. President peab olema valitud rahva poolt, esindama rahvast. Tal peab olema õigus valitsus tagasi kutsuda, kui valitsus ei tegele rahva ja Eestimaa vabaduse hoidmisega. EAS-i on veel sadu ettevõtteid saanud muudest allikatest COVID-toetust, nagu näiteks Tallinn. Nimestatud ja kurdiks muudetud maailma kõige võimsama relvaga, massimeediaga. Inimesed on laisad, neil on ükskõik ja nad eliit kontrollib kogu maailmas meediat, haridust, teadust, raha, võimu, tervist, elu. Nad tahavad võtta meid värske hapniku ja hinge, sundides kandma maski, mida teha ja keda kallistada. Õiguseid ja põhiseadust. Nad järjest võtavad meie vabadusi valetades, et see on meie enda huvides ja meie usud. Nad valetavad faktide kohta ja rõhuvad hirmsitaks ainet, mille pika me ei tea. Nagu Iisrael tõestas, et rahval on kõrgem otsustusõigus ja juhtimine on alt ülesse, ilma korruptiivse poliitikast. Telegram uudistekanalis autode rong käib Balti keti stardipunkt algab siis ka siit. Ja enne kui ma oma lõpusõna ütlen, siis loen siit põhiseaduste paragrahvi. Ja oma lühikese sissejuhatava kõne lõpetuseks ütlen, et maailmas, nii et inimestes on nutti ja taipu, kui tahta, saab kõik olema nii nagu vaja. Ja kas on vabatahtlikud, kes tuleks rääkima teemal ja ma lepiks kokku Daniel, jah, palun tule. Tavaliselt olen ma eiravad selliseid loekustid paberid. Ta on päriselt kirikus jutustanud. Tsiteerin samamoodi Vabarahva laulupeol, mida oli öelnud Tõnis Mägi. Jumal ütleb selgelt, kuulake mu rahvas, ütleb Jumal praegu selgelt, ma hoiatan teid. Võtke aru pähe, siis ma hoian ja kaitsen teid, seda väikest maas. Selleks puudub absoluutselt igasugune vajadus. Et see aine, see on teinud juba maailmas rohujuure tasandil, tegelikult toimub suur revolutsioon. Info levib ja lihtsalt see on aja küsimus, millal see siis ühe 3-tunnise loengu ja kellel vähegi huvi on. Ja mets ja riistandid. Need olid väärtus omaette, need olid pereliikmed. Ma tahtsin nad kuklelasuga püstolist, et mitte neid anda mürgisüsti kätte,
VTA ametnikule. Loomulikult ei ole ka põllumajandusministrit, on maaeluministeerium ja maaeluminister. Võib-olla teate, tema nimi on Katku Urmas. Kes mulle väga armas on. Minu ema on ka muusik, tagasihoidlik. Ema seal. Ta ei ole kunagi varem meeleavaldustel osalenud ja ma sain täna, küsisin ema käest, õhtul Baltiketile tuleb ja sõidame, teeme selle, aga praegu siin hakkab kohe Vabaduse väljakul ka rahvas koguneb ja kuna mul peal nii laiali sassis, mul on nii palju kohustusi, pean nüüd tunde päevas tšellot harjutama selleks, et sügisel ma tahan kandideerida. Õnnestub või mitte, ERSOsse abikontsertmeistriks ja eelvoorust ma edasi sain. Nii et tegelikult ma peaksin ainult keskenduma tšellomängule, aga ja siin ma olen ikkagi. Pool maailmas praegu on 100 000 miljonid tänaval. Eestis on, ma ei taha midagi, aga Eesti on harjunud olema orjarahvas ja alluma, aga ma ütlen, et täna tahaks õhtul näha, et me oleme kõik olemas, mida on palju, kes ei nõustu sellega. Ma ei ole täpselt samamoodi, ma ei ole vaktsineerimise vastu. Mul on laste isa vaktsineeritud ja me saame väga hästi läbi. Olulis on jäägu ainult vabadusi vaktsineerida, mitte see on nii olnud näha, tulid ka ette need, ma mäletan, et tulid need süstimise need klassid pidid teatud vanuses saama mingisugust kaitsesüsti ja mina neid kunagi ei saanud, aga mina olin ka üks. Elamegi sellises trahvivabariigis, vaid trahvime ja trahvime. Mis te trahvivabariigis elate? Te ei ole trahvivabariigis, te elate Eesti Vabariigis. Aga kellele see maa kuulub, et me koos trahvime kõiki? See või? Jah. Eramaa. Eramaa. Kas meil üldse vaba maad enam on? Küsige. See minu käest seda küsite. Mina tõestan kontrolli. Pidi ju tegelikult, tal oli tahtmine tulla kevadel meeleavaldustele sõna võtma, aga tal oli jälgimissüsteem juba peal ja öeldi talle, aga ma kuulsin ühesõnaga hea, et ta sel hetkel oli vait ja sai 20. augustil selle eest lavale. Sest et siin ongi selline diskrimineerimine, et nõnda nagu kevadel oli. Mind temmeldati riigivastaseks. Ja ma tundsin, ma pole kunagi elus tundnud ennast nii hinnatuna nagu siis, kui ma töötasin funktsionaalmeditsiinis, sest et arst ütleski... Valetada, kuidas teadust manipuleeritakse. Kui on päris teadus, mis tõesti räägib asja, siis tekitatakse siin ümber 100 teadust. Ja öeldakse, et vaadake, meil ei ole lõplikku tõde teada, kui tervis on tasuta ja riik kannab seda. Kujutage ette, tasuta tervis. See tuleb ainult sisse, eks ole? Vaktsiini immuunkompromiteeritud inimestele. Ta ütles ei või. See oli tema seisukoht. Need seisukohad erinevad, oleneb kelle käest küsitud. Ja siis mul oli ka väike leping kaasas, et kas te võiksite... See kõik tules nagu kell 7 õhtul nagu see, mul on 2 küsimust. Maailmadirektor on, no davai küsime. Ja siis on niimoodi, no esimene küsimus on, et 7. Ja
seda, kuidas on kõige lihtsam inimesi valitseda, eks see ongi see, et lahterda ja valitse, jaga nad kaheks. Ja seda on muidugi kogu aeg tehtud, eks ole, Ameerikas on tehtud ükskõik millal Ameerika tahtis oma sõjalist eelarvet tõsta või niimoodi, siis alati stressis, liikuge, jalutage palju, sööge tervislikult, tehke neid asju. Ma ei tea, mina olen seda infot väga vähe näinud. Küll aga ma olen esikülgedel kogu aeg mingisugust statistikat, ähvardamist, hirmu. Me teame seda, et hirm tekitab stressi ja stress tekitab haigusi. Me ei ole keerima, nagu peale surema on lahterdama hakatud inimesi, mis on kõik väga ohtlik. Väga ohtlik. Meeleavaldused, protestid, uus Balti kett, vägev! Austraalias rekamehed võtsid juba nii-öelda ohjad enda kätte, ütlesid, et ei, me paneme terve selle riigi lukku lihtsalt, et rekamehed jäävad kõik korraga seisma ja kogu tarneahelate süsteem lõigatakse läbi ja see toob kaasa neile huvitavad ajad, ütleme siis nii, jah. Ja miks see kõik maailmas toimub, kõik ühel ajal, mis värk sellega on, miks need inimesed on nii rahutud? Äkki siin taga on midagi, äkki nendele inimestele meeldib vabadus? Võib-olla. See oli ära saanud. Jah, mina tema nahas olla ei tahaks, jah, et tema nägemine on kahjustatud, tasakaaluhäired ja igasugused muud hädad, mis koheselt välja lõid, mis hiljem võib tulla, keegi ei tea. Seega, rahvas jääme endale kindlaks ja ma ütlen teile, me teeme siin ajalugu reaalselt. Tulevased põlvkonnad, meie lapsed on meile tänulikud, ütlevad sulle aitäh, issi emme, aitäh, vanaema, vanaisa, et sa olid nii vapper ja julgesid tulla välja meie eest seisma, meie tuleviku eest, meie tervise eest, meie vabaduse eest. jah, et meie esivanemad osad võib-olla ei saa siia tulla. Mingi 20 minutit võiks olla vähemalt või ma arvan, et 10 minutit veel. Äkki on pool hiljem.